Te saatsite kohaliku omavalitsusele ka juba kirja koos oma nende plaanidega, siis me sooviks sellest natuke rohkem teha. Räägi meile, millest tegite, miks ja kuidas? Okei. Põhimõtteliselt me leidsime murekohad, tegime neist pilte ja disainisime neid ilusamaks ja palju turvalisemaks. Et näiteks siit me võtsime posti ära, kuna see segas liiklemist, eriti ratturitel. Lisasime väiksed lambiposte, muutsime selle värvi ilusaks roheliseks ja lisasime rohelist, et eraldada rattateid ja autoteid. Ning lõpuks me disainisime neid ja saatsime kirja KOV-ile ning kellelt ootame veel ikka veel kirja. Aga loodame, et meie projekti saab ellu viia, sest see on meie väga tähtis. Video teemal elektroenergeetika, mis räägib siis elektroenergeetikast varem, praegu ja tulevikus. Eesmärk oli siis laiendada inimeste teadmisi tootmisviisidest ja nende mõjust. Ning soovi korral saab seda plakatit ja peab lugeda erinevaid fakte ja huvitavat infot ning kindlasti saab skäänida QR-koodi ja vaadata videot. Koos häälega, see on ilma hääleta. Jah, et me ei lase üles öökla oma videot, oleme hääle maha praegu. Video, seal on siis niisuguseid naljaelemente nagu sees, et see ei ole nagu tavaline niisugune lihtsalt rääkimine, et seal on ka niisuguseid igasuguseid kuidas öelda? Humoorikaid elemente. Just. Propageerime siis, et elektroenergeetika tootmisviisid praegu näiteks ei ole suuresti muutunud söe osakaal võrreldes 1985. aastaga. Et tol ajal toodeti siis 38% maailma elektrist söe põletamisega. Tänapäeval on see endiselt 35% ehk söe põletamine ja ühesõnaga, et minna üle nagu jätkusuutlikule Energia tootmisele. Põhimõtteliselt lained, siis elektrijaam ulbib mere peal ja lained panevad selle kõikuma ja sellest kõikumisest, liikumisest toodetakse, nagu muundatakse elektriks. Praegu aga ei ole nagu efektiivseid viise, et kogu energia lainetest kätte saada. Praegu on tootlus ainult kilovattides, aga potentsiaal on gigavattides. Nii et korraliku arenduse ja arendamisega on lainenergial potentsiaali olla kõige efektiivsem. Prantsusmaal on tõusnud ja mõõnade elektrijaamad. Aga just lainetega seal tõesti on, see on tulemiku teema. See räägib nii õigustest kui õiglustest, et see on kliimaõiglus ja see läks ilusti riimi. Ja siis läks ilusti riimi. Meil on siis 4 teemat, demokraatia, inimõigused, kestlik arengu eesmärgid, kliima ja kestlik. Siit siis tõmbasin välja demokraatia teemalise kaardi. Küsimus on siis, mida tähendab demokraatia? 3 valikku vastust. Rahvavõim, kuningavõim, parimate võim. Ja siis mängija saab pakkuda õige vastuse. Siin juhul on õige vastus A, rahvavõim. Ja kui ta saab õige vastuse, siis ta saab mängus edasi liikuda. Ja kui kaardiga on vastatud, siis saab selle siia kõige taha panna ja võtta siit pealt juba järgmise. Siin siis liigutakse nuppudega edasi. Alustad stardist ja siis veeretad. No siit tuli on 2, siis ongi demokraatia teema. Võtad siis vastavalt selle värvile võtad kaardi. Ja enne ei saa siis oma värvilt edasi liikuda, kui sa vastad õigesti selle teema küsimusele. Ja võib-olla tundub lihtne, siis saab ka liivakellaga aja surve tekitada. Selle viimase lüli peale, esmabioloogias ja kuigi tegelikult nagu projekti fookus oli see, et ma ehitasin kompostikasti, aga kuidagi nagu kõik lähevad sinna lauamängu poole rohkem, nii et sprindiga kaasa. Mul oli see, et ma mõtlesin, et äkki see kompostikasti ehitamine on liiga vähe. Mul oli see mõte peas, ma mõtlesin, et ma teen igaks juht lauamängu ka, et mul oleks ikkagi midagi rohkemat, aga ma sain aru, et tegelikult ma ei oleks pidanud nii palju vaeva nägema. Aga jah, aga
samas see on tegelikult ülihea idee, ma arvan, et keegi teine ei tuleks sassi peale. siis suunatud lasteaialastele. Et mul on see pealkiri siin olemas, et see on siis selle mõttega, et saaks lastele siis juba maast madalast õpetatud, mida võib panna komposti ja mida ei või panna. Siis näiteks Tallinna linnas on hästi suur probleem sellega, et inimesed ei tea, mis asi läheb biojäätme alla ja mis ei lähe. Ja siis tihtilugu asjad satuvad siis olmejäätmetesse, et see oli vist eelmise aasta statistika järgi läks umbes 1,3 tonni biojäätmeid olmejäätmete hulka. Ja see oli... Me tegime siis putukartellidest, me ehitasime 4 putukartelli, see kõige suurem seal siin Bergi ees on haavad, siit kahjuks seda ei näe. Siis me ehitasime 3 väiksemat veel, mis on kuusest ja asetasime nende sisse siis erinevaid materjale, nagu näiteks sammal, mults, puukürred, puulaastud, millesse puurisime siis augud, kus siis herilased armastavad olla ja talviti katavad selle kinni, et seal siis magada. Veel panime ka käbisi ja oksi ja see kõik on nagu suurem osaliselt fokusseerib pigem lendputukatele, nagu näiteks mesilased, lepatriinud, siis need ühed hästi väiksed rohelised ka, ma kahjuks ei tule see nimi meelde. Ja jah, me asetasime need igale poole Põhja-Tallinnasse, Koplisse ja jah. Ja põhiliselt me keskendume nagu probleemile. Meie probleem on siis, et üha vähemaks on jäänud putukate elukohti ja tõesti inimeste tegevuste tõttu on neid vähemaks jäänud ja me tahame anda neile siis kohta, kus olla. Ja praegusel hetkel kindlasti nad kohe ei ole sinna läinud, et ma ei ütle seda, et seal on nagu kohe täis putukaid, sellega läheb veits veel aega. Ja